tere, armas Valguse kanal, Marge, Youtube'i kanali tellija, kanaliga liitunud ja panustaja. Ma olen sulle selle eest tõesti südamest väga tänulik, et sa hindad minu tegevust selle kanaliga ja aega ja energiat nende videode ja kanalduste ja meditatsioonide üleslaadimisel ja kogu selle kanali töö organiseerimisega, sest ka see võtab omamoodi aega. Seda videot ajendas mul tegema ühe inimese küsimus, et miks ta peaks liituma ja panustama selle kanali töösse. Ja jäin mõtlema selle küsimuse üle ja küsisin enda käest, et miks mina liituksin kellegi kanaliga ja panustaksin tema tööd ja tegevust. Ja vastus tuli selline, et eelkõige ikkagi sellepärast, et ma sooviksin rohkem tema kanaldusi, erinevatel teemadel videosid ja ka meditatsioone vaadata ja kuulata. Teisalt hindaksin ma ka selle läbi tema aega ja energiat ja panustamist ja töökulu nende videode, kanalduste ja meditatsioonide üleslaadimisel. Ja tegelikult kogu selle YouTube'i kanali tööga. Kuna minul on ettekujutus selle YouTube'i kanali töö tegemisest, organiseerimisest ja kõiki nende videode ja üleslaadimisel, mis selle taga on, siis oskan ma seda hinnata ja tean ka seda, et videode ja meditatsioonide üleslaadimisel on sellel inimesel kindlasti ka vaja videotehniku abi, kellele tal tuleb tasuda nende videode, meditatsioonide YouTube'i vormi siis panemisel, et neid saaks siis sinna üles laadida. Nii et on igal erialal väljaminekuid ajalisi, energiates ja ka rahalisi, olgu see siis videode üleslaadimine ehk siis YouTube'i kanaliga töö või olgu see siis näitleja töö või sportlase töö või siis muusikutöö. Me näeme ju ainult tulemust, seda laval esinemist või spordivõistlusel võistlemist, aga kõige selle taga on suur töö panustamine nii sportlasel kui ka kogu tiimil. Nii ajaline, energiates kui ka siis rahaline. Ja seoses sellega tuli mul ka meelde kunagi reikiga tegelema alustamise aegadel, kui ma hakkasin esimesi seansse tegema inimestele ja üks inimene küsis, aga et mille eest sa raha küsid, et sa saad seda ju sealt ülevalt tasuta, seda energiat, mida sa mulle vahendad. Esmalt ei osanud ma ka midagi nagu väga öelda, jäin toppama vastusega, aga kui ma läksin oma Reiki meistri juurde Tallinnasse, siis ta hakkas naerma selle peale ja ütles, et järgmine kord, kui see inimene soovib seansile tulla, ütled, et sul ei olnud raha riideid osta või süüa osta või kütet osta või elektrit maksta. Ja lisaks sa ju ka panustad enda arendamisele, enda kanaliks hoidmisel. Ka see on tegelikult panustamine, sest selleks, et sa suudaksid olla temale vajalik kanal. Jah, Reikis on 2 voolu, üks on see, mida sina läbi enda inimesele, kes Reiki seansi saab, edastad, teine on see, mida see inimene suudab läbi sinu kui kanali algallikast tõmmata. Ja selleks, et see kanal oleks avatud ja võimaldaks just sellist energiat ja sellisel hulgal ja sellisel ütleme, sellis konsistentsis talle edastada, selleks tuleb inimesele endaga töötada, kas või ajaliselt endale Reiki seanssi teha, kursustel käia, raamatuid lugeda, arendada ennast sellistel teemadel, nagu on energiate vahendamine ja muidugi hoida ennast nii sageduse kui teadlikkuse tasandil kõrgemas teadlikkuses, et suuta algallikast tõmmata talle vastavalt vajaminevat energiat alla. Ja siit tulebki siis nagu selline kokkuvõtlik, et energia on tasuta,
aga selle vahendamine on aeg ja vahendaja energia ning ka tema panustamine suutlikkusse olla selleks vahendajaks. Nii et täna sai räägitud sellised 2 teemat ära ja loodame, et see inimene ka, kes minu käest seda küsis, miks ta võiks või peaks panustama, sai täna sellise vastuse endale, et absoluutselt kõik on energia. Ja siin tuleb mängu ka külluse voolule kaasa aitamine, mida ma tegelikult tänasel Reiki esimese astme kursuse järgsel praktikal rääkisin, et rõõmuga välja andes, leppides mingite summadega, annad sa universumile teada, et sul on külluslikult kõike. Ja mida rohkem panustad, seda rohkem avad seda külluse voolu endale ka universumist tagasivoolule. Olen saanud ka ise selliseid kogemusi paljudel varasematel aastatel, et mõtled, et ei, ma ei taha ikkagi sellist summat sellise asja eest välja käia, olgu ta siis seanss või massaaž või mingisugune asi, mida ma ostan, ja universumist pannakse kohe külluse vool kinni, ehk siis jääb klient ära või kursusel osaleja ära ja rahaline vool jääb toppama, ehk siis rahaliselt peab kõik olema kulgemisel. Kui annad välja, avad sa vooluga sellele, et sul tuleb tagasi ja tuleb juurde. Ja seda ei saa sunniviisiliselt teha, vaid sellisesse teadlikkusse tuleb vaikselt kasvada, et ma rõõmuga annan ja sulle tuleb tagasi. Tulevad inimesed, tulevad kliendid, tulevad vahendid, tulevad võimalused. Nagu ma hiljaaegu tegin ühte ka kaugseanssi, Reiki kaugseanssi, siis inimene ütles, et ta ei tea, kui palju tal sellele probleemile, mille ta tahtis seanssi teha, aga muidugi ka üks küsimus oli rahaline küsimus, et aga rahaliselt hakkas tal igal tasandil, igalt poolt ootamatustest kohtadest voolama raha, et see külluse vool läks lahti. Nii et luba endale panustamist, kuhu iganes see siis pole. Tahad massaaži minna, ära mõtle kunagi, et oi, see on nii kallis, vaid mõtle sellele, et ma rõõmuga tasun seda. Ja sulle annab universum rõõmuga, külluslikult kuhjaga tagasi ka selle voolu, rahavoolu. Või tahad reisile minna, et mul ei ole raha reisile minna, reisi lubada endale, aga otsusta, et mul on kõik vahendid. Ja sa annad teada universumile, et sa oled seda otsustanud ja sa oled väärt seda ja sa tead, et see on sul nagu olemas juba. Ehk siin mängib ka kindlust, selline enesekindlus, mida see väärt tundmine sulle siis juurde annab. Nii et ma veel kord tänan sind kanaliga liitumise eest, toetamise eest ja mõistmise eest, mida tähendab panustamine sellesse, et selle kanalil on üles laetud videod, meditatsioonid ja kanaldused ja mis selle töö taga tegelikult on suur aeg, energia ja osaliselt ka rahalisi väljaminekuid. Olen tänulik sulle ja valgust, armastust ja küllust.